Tere! Ei ole juba päris ammu ühtegi videot teinud, on olnud kiire suvi ja kuna nüüd ma olen siin mõned päevad sellel imeilusal saarel Hiiumaal natukene puhanud, siis tunnen taas sellist mõnusat energiat ja olen valmis järgmise video valmis tegema. Ja mõtlesin natukene aega, et millest see video võiks olla ja tegelikult väga pikalt ei pidanud mõtlema. Hiljuti oli minul ja kahel minu toredal kolleegil võimalus osaleda Kanal 2 ühes saates, mille nimi oli Kuidas. Te saate seda toredasti järele vaadata ja saates tekitati või tõstatati siis selline küsimus, et kuidas valida pulmakorraldajat. See on selline, ma usun, et üsna keeruline küsimus, et kui te olete otsustanud, et võtta pulmakorraldaja, siis tõepoolest tegijaid on ju turul palju, et kuidas nende vahel see valik teha. Aga enne, kui üldse sellele küsimusele vastata, tõstataksin mina küsimuse, miks üldse valida pulmakorraldaja või miks on pulmakorraldajat vaja? Ma luban, et varsti teen ka järgmise saate sellel teemal, siis tõepoolest, et kuidas pulmakorraldajat valida. Plaanin teha ka saates sellisel teemal pulmakorraldaja versus pulmakoordinaator. Ehk siis, kui te soovite oma pulma ise korraldada, äkki oleks mõistlik palgata oma pulmapäevaks pulmakoordinaator, kes teie elu tunduvalt lihtsamaks teeks. Aga nendest teemadest juba järgmistes salvestustes. Jah, nagu ma juba korraks mainisin, siis tõepoolest ma olen Hiiumaal. Hiiumaa on üks minu lemmikpaik maailmas. Oma väiksuse, armsuse, privaatsusega võlub ta mind iga kord, kui ma siia tulen. Ja see on tõepoolest ideaalne paik, kus siis natukene puhata ja oma patareisid laadida. Seda ma olen saanud teha, sest kui te ringi vaatate, siis tõepoolest siin on võrratu. Aga tuleme tagasi teema juurde. Ja tänane teema on siis see, et miks valida pulmakorraldaja või kas mul on üldse pulmakorraldajat vaja. Ma lisan siia oma siis video lõppu ka selle klipi, mis Kanal 2 jaoks tehti, kus siis on nii-öelda toredasti nagu kordusena. Aga mina toon välja siis tänases klipis või tänases saates toon välja samamoodi 5 kõige olulisemat põhjust. Ja need põhjused ei ole minu enda välja mõeldud, kuna ma olen korraldanud päris palju pulmi. Kui täpsem olla ja selle aasta pulmad ka arvesse võtta, siis kokku on neid olnud 136. Ja küsisin 20 oma pruudilt, miks nad üldse otsustasid pulmakorraldaja palgata. Ja sealt joonistus välja päris mitmeid põhjuseid, aga 5 olid kõige siis enam korduvad. Esimene on see, et miks palgata pulmakorraldaja on kõige siis enam mainitud põhjus oli see, et saaks seda pulmapäeva ja korraldusprotsessi stressivabalt nautida. Mida see tähendab? Ühe pulma korraldamine tõepoolest, kui ma ei oleks pulmakorraldaja, ma räägiksin ikka seda sama juttu ausalt. Ühe pulma korraldamine on suur töö, tõepoolest on. Seal on väga palju detaile. Pulma korraldamine ei koosne ainult sellest, et valime pulmaisa, bändi, toitlustaja, peokoha ja ongi nagu tehtud, vaid pulma korraldamine koosneb ikkagi sellest, et iga selle tegijaga, tema ümber on veel umbes 20 küsimust. Kas on olemas tehnika? Milline on päevakava? Kas ta sobib meie isiksusega? Kas ta teeb häid pilte? Kas ta oskab ka pimedast pildistada ja nii edasi. Loomulikult kõikide nende tegijatega kaasneb ka see, et millised on nende tingimused, millised on reeglid. Näiteks kui te olete palganud fotograafi, siis mis kellani fotograaf pildistab, kas ta on nõus pildistama ka lisatunde ja nii edasi. Neid küsimusi on väga palju. Eraldi omaette sektor on veel kogu pulma väljanägemine ehk siis stilistika, dekoratsioonid. Kes need teeb ja millised need olema peaksid. Ideid on ju väga palju. Pinterest on kõikide pruutide
ma ei teagi, kas ta on nüüd õnnistus või needus, aga seal on väga palju ideid ja tihti oma töös ma näen, kus pruudid alguses võib alustavad ühe ideega, mingi, et nad jõuavad järgmise ideeni või siis on nad mulle algu saatnud oma moodboardi ja seal on umbes 5 erinevat stiili ja nad tõesti tunnistavad, et nad ei oska valida või nad ei tea lõpuks, mida nad tahavad ning mis see kõik siis maksab. Kõik need küsimused võivad tekitada pisikest või suurt stressi. Hiljuti rääkisin, kui ma neid küsimusi küsisin oma pruutpartnerilt, rääkisin siis ühe pruudiga ja tema ütles, et temal hiljuti korraldas sõbrannapulma ja otsustas ise korraldada. Eelarve oli korralik, tegelikult oleks saanud kenasti ka pulma korraldaja palgata, aga ta arvas, et ta saab sellega ise hakkama. Nädal aega enne pulmi oli ta endast nii väljas, et ta tihti õhtuti nuttis. Ma ei ole päris kindel, kas see on nagu viis, kuidas te tahate oma pulma korraldada või kuidas see teile meelde jääb. Et jah, et kui te tahate tõepoolest nautida sellist stressivaba pulmakorraldusperioodi, siis on võib-olla mõistlik appi võtta pulmakorraldaja või küsida temalt ainult konsultatsiooni. Ta soovitab teile head tegijad, usaldusväärsed tegijad, aga see on ka nüüd üks järgmine punkt, milleni ma varsti jõuan. Aga üks on siis see korraldusprotsess. Teine on see, kui see pulmapäev kätte jõuab. Kas te tahate sellel hommikul ärgata, istuda meigitooli, peigmehed võivad rahulikult juua mõnusat maitsvat õllet ja nautida seda päeva hommikust alates? Või te tahate joosta alla korrusele või teise saali vaatamaks, kui tuleb bänd kohale, kas kõik on tema vajadustele vastav, või kas te tahate vastata viimase hetke cateringi küsimustele, kas te tahate lauaplaanis muudatusi teha, kui eile õhtul teatas tädi Mari, et ta ei tule pulma, kas te tahate tassida ise alkoholikaste ja mõelda, kus need varasemalt külma panna, millal need külma panna, kõik need küsimused, kas te tahate nendega pulmapäeval tegeleda? Kui te tahate, on kõik hästi. Te võite oma pulma ise korraldada ja ka pulmapäeva koordineerida. Kui te aga ei taha seda teha ja te tahate seda päeva nautida, siis võtke endale keegi appi. Ja variant on võtta endale appi sugulased, tuttavad, aga tihti minu paarid ütlevad, et ei taha oma perekonnaliikmeid sellega koormata, sest tegelikult on see töö. Ja samamoodi, et võib-olla ema, õemees tahavad ka sellel hommikul minna ennast korda teha, kontsakingadega peole kohale saabuda ja nautida seda päeva koos teiega, tähistada teie armastust ja tähistada seda võrratut tunnet. Ehk siis see on see hetk, kus tasub endale otsa vaadata ja mõelda tõsiselt, et kas see lisastress ja pinge ja kõik need küsimused ja korraldamised on väärt seda. Number 2. Teil on kohapeal üks konkreetne inimene, kes kõige eest vastutab. Ehk siis kui te olete võtnud pulmakorralduse täisteenuse näiteks või ka osalise teenuse, näiteks minu puhul samamoodi, me saame väga detailselt asjades kokku leppida, mida, kuidas keegi teeb, mille eest keegi vastutab. Ehk siis teil on üks inimene, kelle poole kõikide küsimustega pöörduda saab. Saate teie pöörduda, saavad kõik tegijad pöörduda. Tavaliselt näeb pulmapäev välja selline, et mina saabun pulmapäevale kõige esimesena kohale. Eelnevalt olen teinud ma ajakava, mis kell erinevad tegijad saabuvad. Ja nüüd, kui need tegijad saabuma hakkavad, siis mul on kõigi jaoks pühendatud hetk ja aeg. Kuhu me bändi asetame? Toitlustus, millised lauad? Kas meil on lauaplaanis midagi muutunud? 90% minu pulmadest alati muutub viimastel päevadel lauaplaanis midagi. Alati on neid, kes ei saa tulla. On küll õnneks seda vähe, aga siiski, sellega peab arvestama. Kui cateringiga ja bändiga on räägitud, siis tuleb fotograaf. Tal on küsimus, et kus on pruut, kus on pruudikimp ja nii edasi, eks ole. Et kõik sellised koha peal lahendatavad küsimused on, et kelle poole pöörduda. Õhtu jooksul on neid ka küsimusi päris palju. Ja loomulikult, kui teil on vedanud, siis teil on pulmas väga äge pulmaisa, kes pulmakorraldajaga toredasti koostööd teeb. Mina sellist rolli kui pulmaisa ei etenda. Mina töötan nii-öelda taustal ja vaatan, et kõik sujuks ja kontrolli all oleks. Aga kui nüüd
on ka pulmaisa olemas, siis loomulikult, aga mida ma rõhutada tahan, pulmaisa ei ole hommikul kell 10 koha peal ega kontrolli erinevate tegijate saabumisi ega lahenda nende probleeme. Kas pikendusjuhet on juurde vaja või kust saab vett või millised iganes küsimused. Selle kõigega peab tegelema kas siis pulmakorraldaja, pulmakoordinaator või teie ise. Ja sama on ka näiteks külaliste poolt, et näiteks minu viimases pulmas oli see, kus pruudiõde oli korraldanud toreda üllatuse pruudile ja kutsunud esineja oma Margus Vaheri. Tšau, Margus! Ja see oli imetore, aga väga täpne ajastus tuli siis tekitada sellega, et see tõepoolest oleks üllatus. Ehk siis Margus pidi saabuma täpselt õigel hetkel, saama teises ruumis oma asjad üles panna, mina andsin sellest pruudiõele märku, muuseas tõime me pruutpaari sinna ruumi ja üllatus oli imeline. Ehk siis on olemas keegi koha peal, kes on ka abiks teie külalistele ja võib-olla ka eelnevas protsessis, et jällegi seda osa saab nüüd ka täita pulmaisa, aga kordan veel, kui on tore ja hea pulmaisa ning kas ta siis on nõus neid lisaülesandeid täitma. Reeglina Eesti vahvad tegijad on seda nõus tegema, nii et tervitused kõikidele toredatele pulmaisadele. Number 3. Miks on siis pulmakorraldaja vajalik või miks on mõistlik ta endale appi palgata? On see, et tema saab teile anda head ja mis veelgi olulisem, usaldusväärsed tegijad meie pulmaturul. Häid ja ka võib-olla mitte nii häid tegijaid on kõikides valdkondades. Endal õnneks pole kogemusi olnud, aga olen kuulnud lugusid, kus nädal enne näiteks torditegija teatab, et ta ei tee torti, et tal on mingi teine tellimus või midagi juhtus. Olen kuulnud lugusid, kus hiljem näiteks fotograaf ei anna 2 aastat pruutpaarile pilte. Olen kuulnud lugusid, kus pulmaisa on olnud purjus pulmapäeval. Ma arvan, et vahet ei ole, millise summa te sellele pulmale kulutate. On see 5000 või on see 50 000. Te ei taha, et sellised apsud juhtuksid teie pulmapäeval. Veel vähem tahate seda, et te peate hakkama seda pulmapäeva hommikul lahendama. Loomulikult ka väga heade ja tugevate tegijate puhul vahest juhtub mingeid ebameeldivaid sündmusi nende elus, kus nad võib-olla ei saa teie pulmas kokkulepitud ajal osaleda. Sellisel juhul on tavaliselt olemas backup ehk siis varuplaan. On teine fotograaf, kes tuleb seda fotograafi asendama või kui seda ei ole näiteks fotograaf välja pakkunud, siis pulmakorraldaja aitab teil kiiresti leida vajaliku tegija. Võrgustik on nii lai, tunnen enamik Eesti tegijaid ja üldiselt on väga lihtsasti kõik see lahendatav. Aga kui nüüd alguses valida tegijaid, kuidas selles orienteeruda? Ja te võite küsida selle kohta Facebooki pulmafoorumis. Mul on selle kohta oma arvamus, sealt võib leida väga häid tegijaid, aga peab oskama nagu välja filtreerida, kes neid siis päriselt on usaldusväärsed ja päriselt on head. Ma olen viibinud ma elus umbes 250 pulmas. Enne kui ma pulmakorraldajaks hakkasin pulmafotograafina ja ütlen ausalt, ma olen näinud igasugust asja. Õnneks elamus on olnud hea, aga jällegi, et kuidas siis sellel vahet teha, see, mis meeldib sinu sõbrannale, ei pruugi meeldida sinule. See, mis sinu sõbranna pulmas oli, sa võib-olla ei taha seda sama enda pulma, eks ole. See, mida soovitab sulle ema, sest tema töökaaslane kuskil pulmas nägi, ja see võis olla kõik tore ja hea. Küsimus on selles, kas ta on iga pulm usaldusväärne. Mina pakun tavaliselt tegijad välja pruutpaarist lähtuvalt. Kohtun pruutpaariga, vaatan, kuulan, millised nad on, millised nende soovid on ja siis pakun neile valiku erinevaid tegijaid, keda ma arvan, et võiks neile sobida ja kellega on mul varasem koostöö, kellega mul on olnud hea koostöö. Ma pakun ka neid tegijaid, kellega mul näiteks koostöö puudub,
aga sellisel juhul olen ma jällegi nende kohta saanud väga hea tugeva soovituse mõnelt teiselt pulmategijalt. Näiteks viimasesse pulma soovitas mulle väga head ägedad uued muusikud, fotograaf Sandra Palm. Kuna ma tunnen Sandrat ja tean, et tema pakub juba omalt poolt väga kvaliteetset teenust, siis ma saan teda usaldada ja tean, et need tegijad, keda ta mulle pakub, on tõepoolest usaldusväärsed ja kvaliteetsed. Ehk siis see on selline omamoodi võrgustik, kus kõik on omavahel seotud ja neid valikuid tõepoolest saab usaldada. Ehk siis pulmakorraldaja saab teile pakkuda usaldusväärsed ja head tegijad. 4. aeg, mida ma põgusalt juba ka enne puudutasin. Ühe pulma korraldamiseks öeldakse, et kulub umbes 100–250 tundi. Mina ei ole seda mitte kunagi kokku arvutanud, sest see on põhimõtteliselt võimatu. Sest et mingid tegevusi teed sa koostöös mõne muu asjaga. Ma läksin lapsele, viisin ta huvikooli, samal ajal ostsin ära küünlad, mis asusid seal lähedal. Ma kujundasin teile kutseid. Mõnele paarile teen ma seda 2 tundi, teisele paarile teen ma seda 20 tundi. Aga need siis numbrid põhinevad siis sellistel teaduslikel arvutustel. Aga igatahes on see suur töö. Kas teil on see aeg? Kas teil on väiksed lapsed? Kas teil on väga oluline oma töö, mida te tegema peate? Või te lihtsalt tahate nautida seda vaba aega, mis teil on oma perega, oma tulevase abikaasaga ja te ei taha teha mitmeid tunde ka juba arvuti taga tööd, et leida sobivaid tegijaid, kõigiga suhelda ja nii edasi, nii edasi. Tihti näiteks, mida ma oma paaridelt kuulen, on see, et nad pidid ühele tegijale kirjutama mitu korda. Ja see reeglina neile ei meeldi. Loomulikult ei meeldi, kui sa pead ühte asja küsima mitu korda, aga ütlen siin tegijate kaitseks, et näiteks kui päringuid saata suvel, siis tõepoolest tegijatel on väga palju tööd. Ma ei usu, et keegi tahtlikult ei vasta. Ehk siis tõepoolest, kas teil on see aeg, mida pühendada pulma korraldamisele? Võib-olla on mõistlik jätta see professionaali hoolda. Ja 5, mis ma siis täna välja tooksin, on see, et pulma korraldajal on oskused. Mitmed minu pruudid ütlesid, et nad ei osanud pulma korraldada. Nad isegi ei teadnud, kust alustada. Ja muidugi on vaja kohta, nii aga Eestimaal on palju ilusaid kohti, millised on nüansid ühe või teise kohaga, millega arvestama peab. Nii pulmaisa ja ma olen kuulnud sellest või sellest pulmaisast, aga kas on kedagi veel? Ma võib-olla ei taha sama pulmaisa, mis minu sõbra pulmas oli. Ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis pulmakorraldajal on olemas oskused, ta on teinud seda mitmeid kordi, mina 136 korda, väiksemal või suuremal määral. Ehk siis isegi, kui ma ei ole seda õppinud ülikoolis, sellistesse ei saagi vist ülikoolis õppida, kui sa teed seda 136 korda, siis sa oled spetsialist ja ekspert lõpuks. Ma tean kõike sellest valdkonnast. Kindlasti ei julgeks ma seda mainida mõne teise tegevusala kohta. Selle tõttu jätan ma selle muu tegevuse selle teise spetsialisti hoolda. Ehk siis pulmakorraldaja teab ja oskab. Tihti on tal ka lisaoskused. Üks on see, et organisatoorne pool. Loomulikult sa pead olema täpne, sa pead teadma, tundma kontakte, sa pead olema hästi organiseeritud ja nii edasi ja nii edasi. Selle pulma korraldamine ei ole ainult see, et me paneme ilusa vaasi laua peale ja lilled sinna sisse ja ongi nii tore. See on vaid üks väike väga killukene osa sellest suurest tööst. Näiteks mina ei tee floristikatööd, küll ja olen ma aastatega väga palju erinevaid lilli vaasi seadnud ja nii edasi teinud isegi mõned pruudikimbud, aga ma floristikatööd ei paku, sest esiteks ei ole see äärselt võimalik ja teiseks ma arvan, et floristi töö peab jääma floristi kätte. Igaüks püsiga oma liistude juures. Mina korraldan ja ülejäänu on nii. Küll näiteks minu lisaoskus, mina olen õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja olen hariduselt siis kujunduskunstnik, siis mina kujundan või dekoreerin oma pulmal reeglina ise. Loomulikult, kui pruutpaar tahab kedagi teist, siis see on täiesti okei ja mulle sobilik, aga hea meelega teen ma seda ise ja see on siis juba ka minu teenuse hinna sisse arvutatud.
Ehk siis alates kutsetest kuni selleni välja, milline see kogu ruum välja peaks nägema. Väga tihti annan ka ise omapoolsed juhtnöörid ka floristile, kuidas või mida siis pruutpaar soovib, kuidas olema peab, kui palju neid lilli olema peab. Ehk siis see dekoratsioonide osa on täiesti omaette sektor pulmakorraldusest. Ehk siis dekoraator ja pulmakorraldaja tegelikult võivad olla 2 erinevat isikut, aga saavad olla ka 2 ühes. Ehk siis millised lisaväärtused või oskused on pulmakorraldajal lisaks sellele, et ta oskab selle pulma korraldada. Nii, need siis olid 5 põhjust täna, miks üldse valida pulmakorraldaja. Number 1, stressi ja murevaba korraldusperiood ja pulmapäev. Number 2, 1 inimene koha peal, kes kõige eest vastutab ja kelle poole kõikide küsimustega pöörduda saab. Number 3, pulmakorraldaja annab sulle head ja usaldusväärsed kontaktid ja soovitused erinevate toredate tegijate kohta. Number 4, aeg. Pulma korraldamine on suur töö ja kui teil endal selleks ei ole piisavalt aega, siis võtke endale keegi appi. Ja number 5 on see, et pulmakorraldajal on oskused. Ta oskab pulma korraldada. Ja nii ongi. Sellised mõtted. Ma mõtlen selle peale, et äkki ma teen ühe video veel, kus ma toon siis välja veel 5 lisapõhjust, mida mu pruudid mainisid. Aga need olid 5 kõige enam mainitud. Ja kui teil on mulle küsimusi, siis ma olen olemas. Leidke mind sotsiaalmeediast, Facebookis, Instagramis ja loomulikult siin YouTube'is. Võin teile tulla appi ka ainult osalise korraldusteenusena. Ärge kartke, et pulmakorraldaja palkamine on hirmus kallis. Seda saab ka jaotada. Ma teen selle kohta ka veel eraldi saata. Kui näete, siis mul tuli täna juba 3 uut teemat. Aga õnneks tuleb sügis ja ma saan kõigele sellele keskenduda. Aitäh, et te vaatasite. Ma loodan, et saite siit mõningad nõuanded ja tarkusterad. Mina naudin veel seda Hiiumaad nii kaua, kui ma saan ja varsti pean Tallinnasse tagasi pöörduma. Kuulen juba lambad mägivad ja päike paistab. Ja täna on meil, mis meil siis on 16. september ja nii soe ilm on võrratu. Ehk siis veel kord aitäh ja uute kohtumisteni. Tere! Mina olen pulmakorraldaja Egerta. Küsisin 20 oma pruutpaarilt, kellele olen pulmi korraldanud, küsimuse, miks valida pulmakorraldaja? Tooksin välja 5 kõige olulisemat. Esiteks, teil on koha peal üks konkreetne inimene, kes kõige eest vastutab. Teiseks, te saate nautida mure- ja stressivaba pulmakorralduse protsessi ning loomulikult pulmapäeva. Kolmandaks, pulmakorraldaja oskab teile soovitada suurepärased, head ning usaldusväärsed Eesti tegijad. Neljandaks, ajaline kokkuhoid. Ühe pulma korraldamiseks kulub umbes 100 kuni 250 tundi. Kas teil on see aeg või kui väärtuslik on teie aeg? Ja 5. pulmakorraldajal on oskused. Ta on spetsialist. Nii et pulmakorraldaja hoolde tasub oma tähtis päev usaldada küll.